tere! Nagu näete, olen korra vahepeal teinud stiilimuutuse. Päris äge. Nii, aga täna ma räägin teile sellisest asjast, mida ma arvasin, et ma ei pea mitte kunagi enam tegema. Või no vähemalt ma ei peaks seda nagu üldse sihukest vlogi tegema. Nii, aga tahtsin ka öelda, et vau, teid on nii palju. Kuulge, ma olen juba, vist oli äkki 45 jälgijat või 45 subscriberit. Ma ei ole see inimene, kes mingi surub seal like või subscribe'iga või mis iganes, ei ole sihuke. Ma lihtsalt teen seda, mis mulle meeldib teha. Et kui teile meeldib vaadata, siis tere tulemast. Nii, aga tänase video juurde siis tuleme tagasi. Need, kes on alles veel uued, siis ma teen teile eelstory. Miks mul üldse depressioon ja bipolaarsus on mul sõltuvuse pärast. Mul on 2 sõltuvust. Mul on narkosõltuvus ja mul on alkoholisõltuvus. Narkosõltuvus oli mul enne, kuna ma olin pikaajaline tarvitaja. Ja kui ma lõpetasin narkotarbimise ära, asendasin ma selle sõltuvuse alkoholiga. Ja lõppkokkuvõttes ma siis nüüd ravingi ennast aasta aega juba kliinikus. Nii, aga mu ravi on andnud mulle tagasilööke. See põhikurjajuur, ehk siis ma hakkan ütlema keelatud ained parem siis. Keelatud ained on mu ellu korra tagasi tulnud. Jah, ma nägin seda ja ma olen aus. Ma ei näe mõtet ajada teile kägu juttu, ilustada seda pilti. See on mu tagasilöök. See kuidagi, ma ei tea, ma nüüd siin täiega mõtlesin selle peale, et miks see nagu niimoodi on. Siis ma nagu jäin korra mõttele sellele, et aga alkohol ei paku mulle enam seda, mida ta pakkus mulle. Ehk siis nagu ma ei saa seda mõnu või mis iganes ta on, ma ei saa seda enam sealt. Aga mu aju mäletab, et on olemas üks aine, mis kindlasti tekitab mulle seda kõike. Ja kuna ma ei ole pikalt ka tarbinud, võib öelda niimoodi, et ma olin kokku, see on mu kõige pikem periood, kus ma siis kokku olin puhas 11 kuud. 11 kuud olin täitsa puhas. Ja te raudselt küsid, mis asja, et miks sa tegid, ma tegin. Ma olen sõltlane. Nii on. Ma ei saa sinna kahjuks mitte midagi parata. Kuidas ma nii positiivselt siin seda räägin? Sest et ma mõistan seda, et ma olen sõltlane, ma ravin ennast. Ja see on täiesti normaalne, et on tagasilöök. Täiesti okei. Nagu mu psühholoog ütleks mulle, et tagasilöögid on okei. Ja see on täiesti normaalne. Aga kõige tähtsam on see, et sa saad selle peale selle kiiresti ree peale tagasi. Et ja teine põhjus arvatavasti, miks see võib niimoodi olla. Ma paiklen oma koera. Ütle tere. Mine nüüd tegeleme sellega. Miks veel võib olla üks põhjustest? Ma loomulikult lähen järgmine nädal psühholoogi juurde. Arvatavasti ma võib-olla teen siis peale selle vlogi. Siis ma saan ka sellel teemal arutada, aga oma ajusoppidest ma siis olen välja kaevanud sellise asja, et mul on vajadus meeste rahva tähelepanu. Mitte, et ma seda nagu ei saaks, aga lihtsalt nagu, ma ütlengi, mul oleks nagu ühe mehe, ei ole nagu kindel mees, et lihtsalt nagu siuke romantiline äkki siis suhe või mingi selline asi. Jah, pigem romantiline. Sellist tähelepanu on mul vaja. Vahet ei ole, mis keemilist ainet me ka kasutame, alkohol või keelatud aineid, aga siis meil kaovad need pidurid ära, mis on kaine peaga. Ja ilmselgelt selle põhjusel ma sattusin sellega petturi otsa, sest tegelikult ma vajan mu põhivajadus, põhibaas, pigem põhivajadus on katmata. Ja kuna ma
kainena olen räigelt pidur, siis mingisuguse, ma ei tea, keemilise aine all on ja ma olen siis teistsuguse, siis need kaovad pidurid ära. Miks ma olen kainena täispidur? Ma ei julge lasta ühtegi meesterahvast endale ligi. See on põhjusega sellepärast, et mul oli hästi raske suhe selja taga, millest ma taastun siiamaani. Ja ilmselgelt tegelikult selle aja peale on ka mõned mehed näitanud seda meeste asja, ja ma nimetaks neid mehed, tegelikult nad ei ole mehed, ma ei tea, võib-olla äkki lapsed või ma ei tea, ma ei oska nagu öelda, no meessust nad igatahes on. Aga mis asjad täpsemalt on, seda ma ei oska öelda. Ja selle tõttu ma ei tahagi mitte kedagi endale ligi lasta. Kusjuures ime on see, et ma suudan läbi käia mõndade meestega, näiteks tööalaselt. Mul ei ole sihukest blokki. Ja mul viimasel ajal hakkab see nagu sihuke kaitsepositsioon või ma lähen kohe kaitsepositsiooni nagu, kui ma olen meesterahvaga räägin või midagi. Ma ei tea, kardan äkki, et nad ütlevad mulle midagi või teevad. Ja võt niimoodi. See teema on ülikeeruline. Ma võib-olla kunagi, ma arvan, et lähikuudel olen valmis rääkima oma sellest suhtest. Hetkel praegu ma veel ei ole valmis. Ja ma tahtsin selle päevavalgele. Kunagi, paar kuud tagasi ma ütlesin, et ma ei näpi seda teemat enam üldse mitte kunagi. Ma toon selle päevavalgele ikkagi. Ma ei ütle ju loomulikult, kes ta on. Kui keegi ta sõpradest jälgib, siis tere, pole ma teid näinud. Kui tema isegi vaatab seda, siis mul on kahju sinust. Muud midagi. Aga kunagi ma toon sellepärast, et see on üks nagu osa sellest, kus seisundis ma praegu nagu olen. Nii, läks nüüd jälle maru keeruliseks kõik. Et praegu ongi mul stressiallikas on mul töö, kuna mul on praegu töökriis. Ma olen aasta aega tööl olnud ja nagu igas asjas on kriis, siis on ka mul töökriis. Ehk siis see läheb varsti üle, ma tean, aga lihtsalt see natuke keerulisem, eriti kui minul on veel need meeleoluhäired, siis on see ekstra keeruline. Ja see põhivajadus, mis mul on katmata, on siis lähedus, pigem lähedus, siis meesterahva lähedus äkki. Kui keegi siin jälgijatest otsustab mulle kirjutada, et lähme date'ime, siis ärge tehke seda, ma lihtsalt ei vasta teile. Ma lihtsalt ei vasta teile, ausalt. Ärge tehke palun seda. Ma ei ole veel valmis. Kui ma täis olen, siis ma olen minek. Aga kainena, noops. Ma ei ole valmis veel selleks. Ja mul läheb veel ülimalt kaua aega, et olla valmis sellisteks asjadeks. Nii, aga need kaks põhitegurid ongi need, mis mind praegu siis rohkem seda keelatud aineid. Ma ei ütleks, et mul need nüüd nii tihti on. No, ütleme seda, et 1 kord kuus on praegu olnud 3 kuu lõikes. Võtan 3 kuu lõikes 1 kord kuus. Alkoholi tarbimine on vähemaks läinud. Üllatavalt vähemaks läinud 2 korda kuus võib-olla. Võib-olla 3. Äkki 4. Ma ei loe enam, ausalt ma ei loe. Ma olen praegu nagu ennast nii lõdvaks lasknud. Ma ei tea, nagu mitte lõdvaks lasknud. Ma ei ütleks, et ma olen nagu alla andnud. Aga ma nagu saan sellest ka aru, et ma olen ilgelt suurt tööd teinud endaga. Ma nagu seletaks veel ühe asja ära. Inimese psüühika on nii huvitavalt nagu üles ehitatud. Näiteks praegu ma olen muutumas. Mul on kõik muutumas, täielikult kõik on muutumas. Ja ma kardan, ma nagu täiega kardan, ma tean, ma näen tegelikult enda ideaalset elu. Ma olen seda endale ette kujutanud ja ma umbkaudselt tean, kuidas sinna minna ja kuidas seda saavutada. Aga ilmselgelt see on mega suur töö, see on mega suur vaev. Ja
ma nagu olen sinnapoole teel, aga samas tundub nagu nii pikk tee ja nii pigem jah, hirmus kardan, kas mul ikka tuleb välja, kas seda ikka on vaja. Ja siis mul on hea mugav tagasi minna sinna paika, kus ma tean, et mul on ok. Ehk siis näiteks ongi seal alkohol on ja keelatud ained ja nii edasi, seal, kus ma tekitan kunstlikult endale head olekut. Et ma olen ju sinna kergem minna, ma ju tean ju, kuidas sinna minna. Ma tean, mis mind seal ootab. Näiteks täpselt samamoodi, miks ma hästi kaua ei tulnud suhtest välja. See on sellepärast, et ma kartsin välja minna. Ma kartsin, kuidas ma hakkama saan. Mul oli kergem pigem jääda ja ma tean vähemalt, mis mind ootab, kui see, kui ma lähen sinna tundmatuse kohta. Et see on nagu, ma ei tea, see on veider. Aga samas, kui sa nagu neid harjumusi endale tekitad, siis nagu ei mõtle selle peale, sa neid kardad nagu. Sest mina näiteks küll ei tuletaks endale praegu niimoodi meelde, et kui ma hakkasin nagu narkot tarbima, siis ma oleks seda kartnud täiega. Ei pigem mitte. Ja näiteks suhtega on ja mul nii kiiresti nagu armusin. Ma üldse mõelnud selle peale. Ma ei tea, võt niimoodi. Mõndade asjadega on niimoodi. Jah, võt niimoodi. Hetkel praegu mul ei ole mitte midagi rohkem öelda. Selliste uudistega ma teie ette nüüd tulin. Keeruline, aga ma tean, ma saan hakkama. See on kõigest teatatud aeg. Edasi läheb kõik paremini. Ma üritan välja kaevata enda seest need haiged kohad või need valusad kohad on ju, et saaks neid tohterdada. Ja siis me ei tule sellele tulemuseni, et meil tulevad tagasilöögid. Niimoodi. Ma ei tea, arvatavasti ma mõtlen, ma olen kahe vahel. Kas ma teen päev minuga vlogi või ma teen nädal minuga vlogi. Samas ma võiks tegelikult nädala teha, sest ma pole pikalt juba nädalat teinud. Ja kuna mul tuleb praegu tegelikult suht palju tööpäevi ka, siis mul oleks mugavam teha nädal minuga. Jah, nädal minuga. Võib-olla ma teen ka nädal minuga ja päev minuga. Ehk siis kui tuleb nädal minuga, siis ülejärgmine esmaspäev ma panen selle YouTube'i. Ja nädal minuga on siis, ma arvatavasti teengi seda reedel. Siis kui ma lähen kliinikusse, siis ma teengi selle päev minuga. Jah. Aga aitäh vaatamast, kui midagi tahate mulle öelda, siis kirjutage mulle kommentaaridesse. Ma loen neid. See on nii äge. See on nii äge, et te kirjutate. See on, ma ei tea, need jälgijad ja kõik tikitab nii hirmunalt, aga see on nii äge. See annab nii palju motivatsiooni. Ja see, et te laikite, üliäge, nagu ausalt. Aga lõpetame täna ja näeme juba järgmises vlogis.